Viimsi ja Paide vaheline mäng on nüüdseks läbi, seis tablool on 96-73 ning täna mul on hea meel näha siin enda kõrval meeskonna parimat. Täna lausa 29 punkti visanud Everdit, nii et ole hea, võta mäng kokku, kuidas Paide sai hakkama? Kõigepealt nagu me olime hästi mänguks valmis, et me teadsime, et nad tulevad 6 mehega, et teadsime, et sellised mängud võivad ohtlikud mõnikord olla, et vastased nagu tulevad suhtumisega, et neil ei ole midagi kaotada ja võib nagu, kui ise valmis ei ole, võib jamaks minna, et olime hästi valmis alguses ja Paide meeste poolt muidugi kindlasti väga sümpaatne mäng, et 6 mehega on ikkagi raske mängida ja punnisid lõpuni, et väga müts maha nende ees. Kristjan, teil oli ka tegelikult selline vangerdus, mis hooaja alguses sai, kus teie kasutada oli üks mees Paide meeskonnas ja Paide meeskonnas oli üks mees teie meeskonnast. Kas see natukene andis teile juurde ja mõjutas ka seda mängukäiku? Kindlasti mõjutas, et me teadsime, et Bibi tuleb täna mängima, et kaotada me talle igal juhul ei tahtnud ja ma arvan, et see sama motivatsioon oli tal ka, et kindlasti see tegi nagu mängu natuke erilisemaks ja väga äge, et me võitjana välja tulime. No vaatangi, et 19 punkti on Bibi kontol, ta ei ole küll Paide meeskonna resultatiivsem, aga ainukene mees, kes 5 veaga välja läks. Kas mõjus see teile kuidagi siin lõpus veel nii-öelda hea positiivse märgina, et nüüd siis on põhimängija väljas ja on ainult vormistamise teema? Ja, eks see kindlasti võib-olla natuke tegi lihtsamaks, et 5 viga Bibil, eks ta jättis kõik väljakule, et me olime piisavalt teravad, me teadsime, et kui neil on vähe mehi, me peame teravust üleval hoidma ja sellest ka neil palju vigu, et täitsime plaani. Kui sa nüüd vaatad tulevikule, siis detsembrikuu, jõulud, uuel aastal, uue hooga, milliseid plaane meeskonna kapten Kristjan Evert teeb omale jõuluajaks ja detsembrikuuks? Kui nagu esimese ringi mängud läbi on ja jõuluaeg on, siis kapten Kristjan Evert plaanib kõvasti süüa ja loodan, et liiga palju ei kosu, aga puhkan kindlasti korvpalli mängimisest. Võib-olla siis siit kohalt ka mõned väiksed jõulusoovid juba teele siit Viimsi publiku poole. Täna oli meil üle 180 inimese platsi juures vaatamas. See oli kõva toetus, mis nad andsid. Nii et mida kapten ütleb? Ei, suur tänu publiku ees, et isegi praeguses olukorras leiavad nad tee saali ja see annab võistkonnale väga palju juurde ja väga palju usku, et kui me peaks tühjade püünides mängima, et see oleks kindlasti väga palju raskem, et kindlasti suur tänu kõigile, kes tulevad ja kaasa lähevad, et väga kihvt. Aitäh!